Robert mulle helistas ja esmakordselt seda ideed tutvustas, siis ma ütlesin, et no selge, et ma võin neid lugusid natuke kuulata, aga üldiselt ma juba nagu kartsin või suhtusin sellesse projekti tugeva eelarvamusega, sest noh, tundus niisugune võimatu missioon. Et kui ma neid laule kuulsin ka, siis ikka vana ruigab kosmilistest kõrgustest, lisaks sellele trumme mängib samal ajal, et see tundus nii raske ja võimatu, ega ma nagu otseselt jaa vastust ei öelnud Robertile, et selge olen nõus, et jah, see on lihtne. Et sellest ma sain lihtsalt ise teada Postimehe esikonnalt, et ma seda hakkan tegema ja nüüd ma siin olen. Mis jääb meist maha? Väärisid hunnikolu. Veel sündimata asjad, olemata olud. Kunn oli kunn. Siin mina teistmoodi ei suudaks mõelda, et see, milline ta oli elu lõpus või kuidas meie nagu kõik teda mäletame, et sealt mina mingeid arvamusi nagu ei tee, et kui vana ikka pani oma hiilge ajal 2 kontserdit päevas, 5 päeva nädalas, kuude kaupa Venemaal 7-8 tuhat inimest kontserdil, siis see juba näitab nii üht-teist. Point on ka see, et kuidas me persse, kuidas ma nüüd vastan? Point persse. Et noh, kuidas me unustame et kuidas me ei oska hinnata omi talente või staare. Et kui vana tuli Eestisse tagasi ja üritas siin uuesti läbi lüüa, siis keegi teda ei kuulnud. Ja eks ta ise oli ka nii keeruline kuju ja tema oli ju raudselt selle vastu, et tema ei muutu, tema jääb selleks, kes ta on. Nahktagi jäid talle selga, needid jäid või käevõrud jäid kätekümber ja pikad juuksed jäid ikka pähe, hoolimata sellest, et keegi enam hevi nagu toona ei kuulnud üldse. Aga vana pani kindlalt oma laksu ja see talle nagu kokkuvõttes saatuslikuks sai.